Tere kõigile külalistele. Paar sõna selle kuju saamise loost, et sellele loole võiks nimeks panna vana Eesti ütluse kaua tehtud kaunikene. Kui nina maha võtta, siis te näete, kui kaunikene ta on, aga kaua on teda tõesti tehtud. See sai alguse 2012. aastal, kui me Simsoniga tegime suurele kujule pisikese kavandi ja Laurentiuse selts oma esindaja Sulev Valdma suu läbi ütles, et tore poisid, Lauritsapäeval on avamine ja 10. augustil ja see oli kevad, kui seda öeldi ja siis me vaatasime, et Lauritsapäeval, siis Lauritsapäeval, et aega küll napib, et see tähendab meile pikki päevi ja magamata öid, aga soov teha oma koduvalda kuju kaalus kõik ülesse. Lõpuks selgus õnneks, et Sulev Valdma ise ei teadnud päris täpselt, mis aasta Lauritsapäeva ta silmas pidas, nii et algul oli meil väga kiire, siis oli meil aega küll, siis tundus, et seda kuju üldse ei tule, siis tundus, et tuleb, aga hiljem ja siis oli jälle väga kiire ja nüüd on see kuju valmis. Ja muidugi tänu Kuusalu valla rahvale, ka teistele väljastpoolt valda annetajatele, aga põhiliselt suur tänu Sulev Valdmale, kelle visadus viis sinnani, et see kuju nüüd siin saab avatud täna. Aitäh! Tere külalised! Paul, leppisime kokku, et mina kiidan Sulev Valdmad. Kõigepealt on muidugi mul hea meel, et me saame oma fännklaabi tervitada. Tere Ingrid, tere Arnold, tere Kivimäe Pets, Inge sugulane. Tegelikult on sel kujul otseselt võetes on ka kolmas autor, et Sulev, tule siia juurde. Ilma sinu töötaja oleks seda kuju tulnud. Nüüd on Sulevi okkaline tee on lõpule jõudnud. Ja ma ei saa mainimata seda, et ma räägin veel edasi. Ja ma tean, et lapsed igaks juhuks, aga ma räägin edasi, et paraku on elu niimoodi, et kindlasti leidub ka mõni tõhk, kes üritab meepoti sittuda. Eestis on, ma ei tea, kas Aarnes kasutas neid sõnu, aga meie valla volikogu esimeest sobivad iseloomustama kaks ilusat eesti sõna, raibe ja lurjus. Üritas, solvas ja üritas igatepidi seda takistada, aga mul on nii hea meel, et enne valimisi tema keusse sai see ikka ülesse. Meenutage valimiste ajal teda hea sõnaga. Aga elu on muidu ilus, rong läheb edasi ja kusagil ei ole kujusid liiga palju. Nüüd on lisaks Rikis telefonile ja Kivimäe Petka pingile ka kolmas kuju Kuusalus olemas. Õnnistan selle Eduard Aarentsile pühendatud mälestussamba Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ja me õnnistame ka selle mälestustahvli. Õnnistan selle mälestustahvli Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Peagi siin kokku sai esimemm ja ta vaevaga kodu lõi, lapsed majja tõi. Oli rõõm, oli naer, oli nutt, oli töö, oli vaev sellel
sõi, langes ta nendeke, lapse eas, ennake, piisanais, märjaks sai. Hoian sellel maal, Taadimaa, Memmemaa, endiselt on ta. Mullane, kivine, mullane, pilvine, tuuline, lootust täis. Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa, oled mu hingele lähedal. Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa, oled mu südames sügaval. Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa, oled mu hingele lähedal. Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa, oled mu südames sügaval. Oled mu südames sügaval. Nüüd jätkame tervituste osaga. Tervitused on meil kahes osas ja esimeses osas esinevad meil Vabariigi president Arnold Rüütel, Mati Hint Eesti Emakeele Seltsist, Martin Noorkõiv Toomustorp Patensise esindaja ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirsti. Aga kõigepealt ma paluksin siia Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli. Tervitused. Teiseks kaob igal aastal kümneid, kui mitte sadu keeli. On väljendatud erakordselt pessimistlikke arvamusi, et globaliseerudes kaotame kuni 90% tänapäeval kasutatud keeltest. Eesti keele staatus on aga kõrge. Eesti keel on riigikeel. Maailmas on üle 250 riigi, täpsemalt 256 riiki. Kuid kaugeltki mitte kõikides riikides pole riigikeeleks tema põlisrahvakeel. Meie emakeele kestmine ja areng kõigis eluvaldkondades toimib täna paremini, kui paljud on seda ennustanud. Eesti keel on meie rahvusliku identiteedi nurgakivi, meie omariikluse üks olulisemaid tunnuseid. Kõrgharidust saab maailmas omandada ligi 100 keeles. Nende keelte hulgas on ka eesti keel. Eesti keel kõlab ÜRO kõnetoolist võrdväärsena 193 riigikeelega. Meie koolihariduse tase on kõrge. Oleme saanud rahvusvahelises konkurentsis hulgaliselt auhinnalisi kohti. Kuid kindlasti on arenguruumi ka eestikeelsel kooliharidusel. Meie keele kestmist
aitavad kindlustada elektroonilised keelekorpused ja juba lähitulevikus terendab aeg, kui meie küberneetikud suudavad masinatele selgeks õpetada eestikeelse kõne otsetõlkimise paljudesse võõrkeeltesse. Eesti omapärane võiksime nimetada veel ühte arvu. Meie väikeses riigis kõneldakse emakeelena veel 157 keelt. See arv on viimase 17 aastaga oluliselt kasvanud. Teatavasti aastal 2000 oli see 109. Sellega käib aga kaasas kohustus meie rahvusliku identiteedi vundamenti igati tugevdada ja meie emakeele kasutuse võimalusi laiendada. Eestis elavad teised rahvad peaksid omandama lisaks oma emakeelele ka meie riigikeele. Lugupeetud Eduard Arensi pärandi austajad, usume, et üha globaliseeruvas maailmas suudab meie emakeel püsima jääda ja säilitada väärilise koha veel paljude põlvkondade vältel. Soovin kõigile jõudu ja tahet oma igapäevase tööga sellele kaasa aidata. Tänan tähelepanu eest. Ja 5 minutiks on järgmisena sõna emakeele seltsi poolt härra Matind. Väga austatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopid, väga austatud president Arnold Rüütel, väga austatud proua Ingrid Rüütel, lugupeetud Laurentiuse selts, lugupeetud Eduard Arensi ja Eesti kultuuripärandi ning eesti keele austajad. On palju lähemal tänapäevasele teaduslikule maailmavaatele, eesti keele vaatele, kui vahepeal koguni 100 aasta kestel õilmitsenud kodukootud teooriad. Arvan, et Arense lauseõpetus päästis suures osas eesti keele sellisena, nagu see kõlab ja oleks pidanud kõlama ja kõlas rahva suus. Kui Arensit poleks olnud, võib-olla ütleksime tänapäevani Moosese esimese raamatu esimese lauset niimoodi: algmises lõi Jumal taevast ja maad, ja kuskil hiljem vist Pauluse kirjades ja taevast ja maad ja merd. Nüüd tänu Arensi võitlusele ütleme me ka seda: alguses lõi Jumal taeva ja maa ja kõik need teised asjad. Kui lähedal olime me oma keelelise identiteedi kaotusele, sellest on väga raske aru saada. Aga kui te mõtlete, et ka tänavusel laulupeol me laulsime ja kuulasime innustunult: kelle südant andnud ma lapse kombel kinni kata, ema kombel kinni kata, lapse tuksvat rinda saa. See ei ole Eesti lauseehitus, aga see oli juba nii juurdunud, et me tänapäevalgi ei saa aru, et see pole Eesti lauseehitus. Arens päästis meid sellest. Näib nii, et mida edasi, seda suuremaks Arens kasvab ja seda selgemaks muutub see tunne, et tema on üks nendest kindlatest kaljudest, millele tuleb ehitada. Suur tänu Laurentiuse seltsile ja kõigile, kes on aidanud Arensi austamist edasi viia ja talle väärilist lugupidamist avaldada. Eduard Arens õppis Tallinna Toomkoolis, kus õppis enamik baltisakslasi.
ja ka baltisakslased on seda kuju mitmete organisatsioonide kaudu toetanud ja baltisakslaste organisatsioonide nimel kõneleb Domus Dorpatensis esindaja Martin Noorkõiv. Palun. Lugupeetud külalised, Eesti inimesed. Edward Arensi panus eesti keele ja seekaudu Eesti kultuuri ja võib-olla isegi kõige olulisemana eestlaste oma identiteedi tekkesse ja arengusse on olnud märkimisväärne ja seepärast ka mälestusväärne. Ja võib-olla on just tänases Eestis ja praegu eriti oluline mäletada. Selles olukorras, kus meie kollektiivne tähelepanu on nii vaimselt kui materiaalselt nihkunud võib-olla veidi teistsuguste asjade juurde, loodusteaduste, tehnoloogia, äri, majanduse, IT juurde. Võib-olla on just täna oluline meenutada neid inimesi, tänu kellele me kõiki neid asju saame üldse teha omas keeles. Ja hoida meeles seda, kui oluline see on, et meil üldse on oma keel ja oma kultuur. Seepärast on mul eriti hea meel täna siin Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise ja meie asutaja Aleksander von Rückeri poolt edastada tänusõnad kõigile neile inimestele, tänu kellele see monument siin täna sai avatud. Aitäh! Suur panus on ka Kuusalu vallal ja palun kõnepulti Kuusalu vallavanem härra Urmas Kirsti. Palun. Kallis rahvas, algatuseks lubage mul vabandada teie ees ühes eelnevas sõnavõtus kostunud kirikuajale ja sündmusele mittekohaste sõnade pärast. Aga nüüd sõnavõtu juurde. Austatud härra president, austatud proua Ingrid Rüütel, lugupeetud Riigikogu liikmed, austatud piiskopid. Inimestel on ikka omane olnud aeg-ajalt püstitada mälestusmärke, ausambaid. Ja läbi ajaloo me oleme teinud seda siis, kui on mõni sündmus või mõni isik jätnud sellise jälje, mille mäletamist me sooviksime, et see oleks pikem kui inimpõlv, pikem kui inimmälu. Vahel kutsutakse neid märke ausammasteks, vahel kutsutakse neid mälestusmärkideks. Mõned neist on juba alguses ehitatud selle mõttega püstitatud, et nad võiksid olla kultuse objektid, mõned muutuvad selleks ajas. Täna avatav mälestusmärk on oma olemuselt, ma arvan, kõik need kolm. Kindlasti on ta mälestusmärk ühele töökale, grotesksele mehele, kes innustunult pidas 26 aastat pastoriametit siin Kuusalu kihelkonnas ja siin samas selja taga olevas majas kirjutas ta ka 174 aastat tagasi raamatu, mille üle võime olla uhked tänapäevalgi. Raamatu, mis muutis kõnekeele ja kirjakeele üheks, mis ühendas Eesti rahvast nii lõunas kui põhjas. Ja mis tegelikult paigutas ka Eesti ühe identiteedi osa Saksa kultuuriruumist Soome kultuuriruumi poole. Kindlasti on see ausammas, aga ausammas on see eelkõige eesti keelele kui Eesti kultuuri kõige olulisemale osale, Eesti kultuuri kandjale. Ja ma ka loodan, et ta võiks muutuda ka ühel hetkel kultuse objektiks, selliseks kohaks, kus inimene, kes läheb mööda ja kes juhuslikult ei tea, kes on Arens, esitame talle küsimuse, kes on see mees, miks on ta siin, mis on ta panus ja otsib sellele ka vastuse. Kohaks, kus istuda, mõtiskleda meie kultuuri, meie identiteedi üle täna ja mõelda selle üle, kuidas see oleks hoitud tulevikus. 18 aastat kulus hetkest, kui mõttest tekkis sõna ja 2011. aastal kuulutas Laurentiuse selts välja konkurssi
et saada ideekavand, milline võiks olla see märk, mis jäädvustab selle mehe mälestuse. Läks veel 6 aastat ja täna me võime mõtiskleda, kas see aeg ei olnud liiga pikk, kas oleks saanud kiiremini. Ja vastus on jah, kindlasti oleks saanud kiiremini, kuid mul on äärmiselt hea meel, et täna sellesse mälestusmärki on panustanud väga palju inimesi ja see sidusus nii meie kogukonnaga, Eesti inimestega kui ka meie sõpradega välismaal on tekkinud just läbi selle aja ja see lisab sellele mälestusmärgile väärtust veelgi. Lõpetuseks soovin ma tänada kõiki, kes mõttega või teoga aitasid kaasa selle mälestusmärgi püstitamisele. Eriti soovin ma tänada skulptoreid Paul Mändi ja Aivar Simsoni, kindlasti Laurentiuse kogudust ja kõige enam ehk siis suure vaeva nägijad Laurentiuse seltsi ja tema eeskõnelejad Sulev Valdnut. Aitäh!